Tere ja mõnusat tormist, päikselist sügispäeva. Minu nimi on Anu Tähemaa, ma olen inspiratsioonikõneleja, olen avaliku esinemise ekspert ja olen selle grupi looja. Selle grupi erilisus peitubki selles, et siin saavad inimesed aktiivselt kaasa lüües ise harjutada, sest eelkõige harjutan siin mina, kes ma selle grupi lõin ja see oligi see eesmärk. Aga siin on ka kõik need inimesed, kes tahavad oma valdkonnas saada paremini nähtavaks ja tulevad harjutama avalikku esinemist. Nii et mul on väga hea meel, et siia tuleb järjest inimesi ja tänane saatekülaline on Margit Eerma. Tere tulemast sulle, Margit. Tere, Anu. Mul on väga hea meel siin olla. Margit, sinuga meil on nii toredasti ühised mastermindid ja ühesed arutelud aga kuidas sa soovid iseennast teistele tutvustada? Minu nimi on siis Margit ja ma olen üle 25-aastase kogemusega ärijuht. Ja selle 25 aasta jooksul ma olen loonud ja üles ehitanud kümneid äristrateegiaid, kümneid meeskondi ja seda nii väikestes ettevõtetes, keskmise suurusega ka väga suurtes ettevõtetes. Nüüd viimased 5 aastat olen ma olnud 100% ettevõtja. Ehk siis viimased 5 aastat ma olen aidanud teistel ettevõtjatel luua ja üles ehitada nende veebiärisid. Väga lähe, mina olen ka ettevõtja ja minu ettevõtlus ongi selles, et ma aitan teistel natukene võimenduda selles sõnumis. Kuidas sa tunned ennast täna, kui sa tead, et sa esined eelkõige esiteks avaliku esinemise grupis ja kui siin on tehtud, siis ärge teie arvake, et meil omavahel on jutt lõppenud, Margitil alles nii-öelda kõnelused minuga algavad. Aga ta teab seda, eks ju, ja see võib-olla Ja. lisab pisut väärtust nagu, et noh, kuidas siis nüüd tuleb ja mida siis arvatakse ja tegelikult ma ütlen ka Margitile veel kord, et see ei ole tähtis, kuidas praegu tuleb või mida inimesed arvavad. Meie lähme oma teed edasi. Aga kuidas sa siiski tunned, lihtsalt inimesed nagu telgitagustes nagu oletame, et praegu kaamera ei käi. Ja, ma tundsin ennast kuskil pool tundi tagasi. Ma kõndisin mööda tuba ringi ja mõtlesin selle peale, kõik me oleme näinud ju filmi Visa hing, eks ole. Ja kõik me teame seda, kuidas Bruce Willis iga selle Visa hinge seeria alguses ütles seda, et kuidas sa jälle sattusid sellesse olukorda. Ja mul oli täpselt samasugune tunne, et Margit, sa panid ennast jälle sellesse olukorda, kus sa said oma mugavustsoonist välja tulla, eks ole. Et no miks sa seda tegid, et oluliselt lihtsam oleks ju lihtsalt olla, eks ole, ja mitte midagi teha. Aga jah, just nimelt sedasi ma tundsin, Anu, ja muidugi ma olen natukene ikka närvis loomulikult. Ja sellest tegelikult ei ole midagi, sest uskuge või mitte, mida rohkem te olete otse-eetris, seda rohkem muutub see uueks reaalsuseks, uueks mugavustsoonis olemiseks. Et kõik ju sõltub, kui palju sa mingit asju teed ja kui sa teed väga harva midagi, siis loomulikult on väga-väga teistmoodi. Kui ma pole ka viiulit ammu ka kätte võtnud, siis ei mäleta, kuidapidi käib. Aga täna oled sa meile rääkimas väga ägedal teemal. Mis sa tahad meile täna öelda? Mis sa räägid meil täna? Ma tahan täna rääkida 5 komponendist, mis aitavad enda äri kasvatada siis lihtsalt, kiiremini ja tõhusalt. No kes seda kõike küll ei tahaks. Ja kui teil tekib vaatajatel, kuulajatel küsimusi, siis kindlasti, isegi kui need küsimused ei tule praegu selle 20 minuti jooksul, siis küsige need sealt altpoolt chatist ja me püüame nendele vastata ja kui me ei jõua, siis me teeme seda pärast saadet. Me käime kogu aeg üle ja vaatame, mis seisukorrad seal on. Aga nüüd ma olen üks suur kõrv, Margit, edu sulle. No nii, aitäh, Anu. Kui ma ise alustasin ettevõtlusega 5 aastat tagasi, siis ma alustasin ettevõtlusega sellest, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma vaatan, kuidas asjad välja tulevad. Ma hakkasin pakkuma e-poodide ja kodulehte tegemise teenust ja mul ei olnud kindlalt mingit selget plaani. Et ma nii-öelda alustasin hobitamisest ehk siis proovimisest, asjade tegemise proovimisest. Mingil hetkel sai mulle selgeks, et kui ma tahan äritegevusega jätkata, et siis mul on vaja midagi rohkemat. Ehk siis tegelikult mul on vaja nagu plaani. Et kui ma tahan sellest hobist, mis mul sellel hetkel oli, kasvatada äri, siis ma vajan plaani. Ja kui me nüüd räägime nendest 5 komponendist, mis siis ongi, kuidas seda äri kasvatada,
ja selles hobitamises ei ole tegelikult mitte midagi halba, sest me valdavalt kõik alustamegi sellest hobitamisest ja see hobitamine on täiesti okei ja niimoodi peale hakata. Noh, et sa võib-olla tahadki teenida seal 1000 eurot kuus või 2000 eurot kuus, eks ole. See on kõik väga-väga hästi. Aga kui sa mingil hetkel tunned, et sa tahad sellest kasvatada nagu äri enda jaoks, eks ole, tahad endale ise ka palka maksta, mis on ju tegelikult äritegevuse puhul täiesti okei ja täiesti normaalne ja me peaksime kõik seda tegema, siis sul tuleb hakata asju nagu teistmoodi mõtlema. Ja esimene asi, mida sa sellel hetkel sa peaksid panema enda jaoks paika selge fookuse. Sa peaksid panema selge fookuse paika ja sa peaksid panema enda jaoks paika ka eesmärgid. Ka selle sama rahalise eesmärgi, et oletame, et kui ma täna teeningi see 1000 eurot kuus ja mu aastakäive on võib-olla oma toote ja teenuse müügist kuskil 12 000. Kui ma nüüd panen endale eesmärgiks, et ma tahan seda käivet kahekordistada või oletame, et 2026 ma tahan teenida 30 000 eurot kuus, eks ole, siis see on minu eesmärk. Ma panen enda fookuse täiesti sellele ja mida mul on vaja teha, mul on vaja luua tegevusplaan. Kuidas ma sinna saan? Sest noh, me võime igasuguseid numbreid endale panna, aga ilma plaanita, ütlen ausalt, kohe ära, ei juhtu mitte midagi, eks ole. Ja see tähendab seda, et me vajame tegevusplaani, kindlat ja selget tegevusplaani. Kui see eesmärk on paigas, siis me hakkame tegelema tegevusplaaniga, ehk me hakkame mõtlema, millised tooted, millised teenused on siis need, millega me saavutame selle oma eesmärgi, eks ole. See on nüüd üks asi, selge fookus ja tegevusplaan. Kui meil seda ei ole, siis minu praktika ütleb, tegelikult ei juhtu nagu mitte midagi. Et me lihtsalt teeme asju edasi, täpselt nii, nagu me oleme siiamaani teinud ja võib minna hästi, ei pruugi hästi minna. Siis teine oluline asi ja sellest on väga-väga palju räägitud, on siis selge väärtuspakkumine. Mis see väärtuspakkumine on? See väärtuspakkumine on minu või sinu lubadus siis kliendile, kuidas sina saad tema elu paremaks muuta. Sest tegelikult kõiki meie kliente, potentsiaalseid kliente huvitab see, kuidas mina saan teda aidata. Teda ei huvita see, milliseid teenuseid me pakume, teda ei huvita see, kui toredad me oleme, eks ole, kui vahvalt me oma asja teeme. Iga inimese huvi on see, kuidas sina saad mind aidata. Kuidas me nüüd selle väärtuspakkumise loome? Me loome selle väärtuspakkumise niimoodi, et ainukene viis seda väga hästi teha on see, kui me räägime oma potentsiaalsete klientidega. Me räägime oma klientidega ja siin on, minu jaoks on olnud nagu hästi silmi avav ja suunda muutev võib-olla see, kui ma olen teinud oma klientide kliendiintervjuud. Inimesed tahavad rääkida päriselt. Inimesed tahavad rääkida sellest, mis on siis, kus nende nagu need valukohad on ja kuidas nemad nagu ei saa oma asjadega edasi, eks ole. Ja need üks-ühele intervjuud, minge kohale, saage kokku, istuge maha ja rääkige tõepoolest südamest südamesse. Mis me sealt veel saame? Me saame tegelikult nendest intervjuudest, nii-öelda üks-ühele intervjuudest, me saame tegelikult selle sõnastuse. Me saame selle sama sõnavara, millega klient ise räägib oma muredest ja probleemidest. Tihtipeale me oleme väga tugevad oma ala spetsialistid ja meil on oma kindel sõnakasutus, eks ole. Ja me arvame millegipärast, et kõik teised saavad ka täiesti aru sellest. No ei saa tegelikult, ei saa aru. Ja selleks, et nüüd oma sinna kliendini jõuda, selleks me peame väga hästi teadma, kuidas räägib klient nendest asjadest. Mida tema otsib, milliste sõnadega tema räägib. Ja võt see teadmine, milliste sõnadega tema räägib, sedasama kõike me saame kasutada tegelikult iseenda kommunikatsioonis. Ja see ongi oluline. Nii et see kliendi intervjuud on tõeline kullaauk. Mul oli ühel koolitusel üks väga äge arendaja, kellele ma soovitasin ka teha selle kliendi intervjuu ja see oli hästi pikk digiturul sarnane koolitus, 6 kuud kestis
ja ta pärast tuli ja ütles mulle, et tead, Margit, et see oli nagu kõige suurem väärtus, mis ta sai sellelt koolituselt, et aru saada, kuidas minu klient nagu mõtleb. Siis kolmandaks on siis meil tulemusi toov turundus- ja müügiplaan. Kui palju kordi me tegelikult oleme, no mis on siis turundus, eks ole, mida me teeme? Kas me kõik täpselt teame, kus kohas see meie klient liigub? Millisesse kanalisse me peaksime oma selle turunduse suunama, eks ole? Et mul on olnud kogemusi, kus üks minu väga-väga tore klient, kes õmbleb linasest riidest kleite käsitöötikandiga ja temaga juhtus selline tore lugu, et siin suve ajal ennem laulupidu Kroonika tegi talle väga ägeda pakkumise, eks ole, pane oma reklaam Kroonikasse. Üliäge, muidugi kõik on väga hästi, muidu 1000 eurot, eks ole, 200 euroga saad. Ja mis ta tegi? Loomulikult ta pani selle reklaami Kroonikasse. Ma pärast küsisin ta käest, et mis sa sealt said? Kas sul tuli sealt kliente? No, tegelikult ei tulnud. Esiteks on see, et sa ei saa seda mõõta, seda, mis sul tuleb. Sa saad nagu veebiteel liiklust mõõta, eks ole. Ja teiseks see, et kas te teate, kes on Kroonika lugeja? Kes on Kroonika tellija? Mina ka ei teadnud. Nüüd ma tean. Seda ütles Kroonika peatoimetaja Ingrid Weidenberg, eks ole, et Kroonika tellija on pensionär ja ta tellib seda telekava jaoks pärast. Ehk siis noh, jah, kui me mõtleme nagu selle peale, et kui palju on siis neid pensionäre, kes neid käsitöö Muhu tikandiga kleite endale tahtsid laulupeo ajaks, võib-olla mõni oli, eks ole, aga no ilmselgelt see ei ole nagu see toode, kus kohast sa saad ja noh, see on lihtsalt üks näide, aga tegelikult on neid hästi-hästi palju, kus inimesed panevad raha, suunavad sellistesse kanalitesse, kus nende klient tegelikult ei liigu. Ja no, siin on jälle kliendi intervjuu, eks ole, kui sa räägid selle kliendiga, sa saad ka teada seda, kus kohas ta oma aega, millistest sotsiaalmeediakanalitest oma aega veedab, eks ole. Siis neljandaks on väga hästi läbimõeldud müügitunnel. No müügitunnel, jälle selline sõna, mida me kõik teame, eks ole. Aga kui me nüüd iseenda jaoks lahti mõtestame, kust meie kliendid tulevad, mida nad meie veebilehel teevad, millist informatsiooni nad saavad meie veebilehelt. Noh, jälle meil on iseenda jaoks vaja need asjad läbi mõelda, et me saame seda klienti seal veebilehel suunata. Ja noh, see on täpselt sama asi, et kui meile tuleb koju külaline. No me näitame talle nii, siin on tualettruum, eks ole, siin on see koht, kus sa istuda saad. Kui me seda ei teeks, siis mis juhtub? No ega tegelikult ei teagi. Ja täpselt sama lugu on sellesama meie veebilehega, et võta käe kõrvale ja näita ära. Nüüd mine sinna, nüüd mine sinna, nüüd mine sinna. Me ise teeme need müügitunnelid endale tegelikult. Ja pluss siis see, et mõõda seda, mida sa teed. Mõõda seda, vaata täpselt, kust kanalist sul midagi tuleb, eks ole. Kui palju sul ühe või teise tegevuse peale tuleb. Et sa pead seda teadma selleks, et teada, kuhu kanalisse sa siis oma energia paned. Ja viies ja kõige viimasem ja kõige viimane ja mis on minu jaoks täiesti võlusõna ja kui nüüd mõelda, siis see ongi tegelikult võlusõna, on see tugivõrgustik. See on tugivõrgustik ehk siis inimesed, kes on meie ümber. Kui palju need inimesed, kes on meie ümber, mõjutavad meid. Kui me töötame suures ettevõttes, on meil jube palju, meil on erinevad osakonnad, meil on turundused, müügid, ostud, meil on kogu aeg kellegagi arutada asju. Põrgatada mõtteid, eks ole, kuidas üht või teist asja paremini teha, kui me oleme mikroettevõtjad. Meil ei ole seda. Meil ei ole neid inimesi. Jah, meil on võib-olla mõned üksikud, meil on, võib-olla me saame, kes saab oma mehega, kes saab oma naisega kodus rääkida, aga ta ei ole nii selles teemas sees. Ehk siis me ei saa neid uusi ideid, uusi mõtteid ja see on nüüd selline võlusõna, et me peame looma enda ümber tugivõrgustikku. Ja tihtipeale on meil ettevõtjana ka vaja seda, et meil oleks inimesed, kes meil käest kinni hoiavad, kes meid aitavad.
oma sellesama kompetentsiga, mis neil on, eks ole. No nii nagu mina olen täna siin, Anu, sina aitad mind, eks ole, et lihtsalt selleks, et mingid asjad, mida ma ei tea ja mida ma ei oska ja mida ma tahan saada enda juures paremaks. Ja täpselt sama lugu on ka, noh, see ongi meie tugivõrgustik. Margit, sul oli väga palju põnevaid näiteid ja ma nüüd tuleks natukene alguse juurde tagasi, et sa rääkisid, et on olemas hobi ja on olemas äri. Mis hetkest siis muutub see hobi äriks, kas see on nagu rahaliselt mõõdetav või kuidas seda nagu mõista? Millal ma teen äri ja millal ma teen hobi? Hobi muutub äriks kindlasti siis, kui sa sead endale ärilised eesmärgid. Kui sa teed seda niimoodi, et ma vaatan, kuidas mul asjad välja tulevad, siis see ongi hobi. Kui sa tahad kasvatada, kui sa tahad kasvada ja kui sa tahad endale hakatagi palka maksma ja võib-olla mitte palju palka või vähe palka maksma, eks ole, siis sul on vaja süsteeme, siis sul on vaja selget strateegiat, sul on vaja tegelikult plaani, kuidas neid asju kõike saavutada, eks ole. Et see on nüüd see hetk, kust hobist saab äri minu jaoks. Ja siis sa tõid veel välja selle, et okei, ma tahan teenida 30 000 aastas, aga see teenida 30 000 aastat ei tähenda ju käivet, eks? See tegelikult, no ja see tähendab tegelikult ikkagi seda raha, mis sulle nagu jääb, eks ole. Ja see sõltub nüüd sellest, kas sa müüd toodet või teenust, eks ole. See sõltub sellest, kui palju sa siis teistele ära maksad, eks ole. Aga jah, see on ikkagi nagu see raha, mida sa saad, mis jääb nagu sulle. Või ettevõtte kasvatamiseks. Ja hästi, just nimelt, seal on veel erinevad alalõigud. Kui inimestel, teil siin kuulajatel on küsimusi, siis kindlasti kirjutage need küsimused juurde. Ja mina küsin oma viimase küsimuse, et Margit, aga kui kaua see strateegia loomine üldse aega võtab? Kas inimene, kel tuleb idee, tahaks teha oma firmat, mis nüüd siis saab? Kas ma pean enne mingisugune 3 aastat strateegiat välja mõtlema ja siis tegema hakkama või kuidas sa soovitad? No valdavalt on ikkagi see vajadus selle strateegia järele tekib siis, kui sa oled juba mingi aeg tegutsenud. Ja sa võib-olla tahad rohkem. Et muidugi on ettevõtteid, mis luuaksegi puhtalt sedasi, et me teeme tegelikult plaani, me teeme strateegia, eks ole, ja siis hakkame minema, eks ole, selles suunas. Aga noh, mis minu enda kogemus on, mis on nagu praegu hetkel mikroettevõtjate puhul on just nimelt see, et alustatakse hästi palju sellest hobitamisest, eks ole, mis on täiesti okei. Ma vaatan, proovin, kuidas välja tuleb, aga mingil hetkel tekib vajadus see, et okei, ma nüüd tahan tegelikult midagi rohkem. Ja see tõi palju selgust, aga kas seda strateegiat saab kusagilt õppida ka? Strateegia õppimisega on nüüd selline lugu, et seda saab nüüd õppida niimoodi, et sa teed lihtsalt proovid, kolistad ise kõik ämbrid läbi. Hästi paljud inimesed teevad seda. Ja teine variant on siis see, et sa lähed kellegi juurde, kes teab, kuidas seda teha, eks ole. Tavaliselt on see võib-olla selline ärijuhi kompetents, mis on sellel inimesel olemas, eks ole, mida ta on võib-olla õppinud, ma ei tea, majandusmagistrikraad õppinud ülikoolis ja noh, seda ka õpetatakse. Ja siis on see inimene, kes aitab sul luua selle strateegia. Ehk siis sina teed ja tema aitab. Ma olen kuulnud niimoodi kõrvalt, et sul on ka midagi tulemas. Mul on tulemas ja mul on tulemas ja päris varsti tulemas on mul ärikasvu mastermind ja see on selline 9-kuuline programm. 9-kuuline programm ettevõtjatele, kes siis tahavadki saada sealt punktist A sinna punkti B liikuda, eks ole, kes siis tahavadki oma äri kasvatada. Ja kestab 9 kuud ja seal on 100% minu tugi ja seal on ka teised osalejad, eks ole. Ehk siis see on nüüd selline programm, kus me panemegi selgelt fookuse sellele sinu äri kasvatamisele. Et sina saaksid oma strateegiat paika, et sa saaksid juba sellel teel minema hakata, eks ole. Et sa saaksid endale eesmärgid, kuhu sa üldse minna tahad. Et sellest me alustame, eks ole. Ja ehitame üles need süsteemid.
Vau, see kõlab väga põnevalt. Kas seda me saame kuskil näha või kuskil, on sul mingid lingid või oled sa kuidagi mõelnud selle peale, et äkki ka selles grupis keegi tahab ühineda? Ja mul on lingid. Me paneme need lingid sinna selle salvestuse alla, eks ole. Et või panen need praegu, ilmselt vist on parem salvestuse alla panna. Ja salvestuse alla on täitsa Just, hästi ja et just, Ivana saab selle kõik ära korraldada, kui ta juba pole seda teinud, meie Facebooki just, ei näe. just, Aga super. igal juhul mina olen küll väga põnevil, sest mina olen selles järgus, et olen mõnda aega igasuguseid ämbreid kolistanud ja olen igasuguseid tooteid loonud ja ka nüüd tuleb nad kuidagimoodi süsteemi panna, nii et jääks ka tore aeg iseendale ja mõnusalt teha tööd nii just selle kvaliteediga, mida sa jõuad teha väga hästi, sest kui läheb koormus üle pea, siis ei jõua ju kõiki asju väga hästi teha. Aga sinu poole küll olen väga tänulik, et sa julgesid täna siia tulla ja me saame sinuga kohe jätkata pärast seda, kui läheb see live kinni. Igal juhul suur-suur aitäh sulle ja ma arvan, et tunne peaks olema sul nüüd parem kui päris alguses. Absoluutselt. Täiesti. Hästi, me Ja soovime aitäh, aitäh selle võimaluse eest, Anu. võtta, võtta heaks ja me soovime siitpoolt kõikidele kuulajatele ja vaatajatele ilusat tormise neljapäeva jätku ja järgmine kord juba uued külalised. olge lainel. Tšau-tšau.